Terroristlikud kuritegelikud jõugud ja organisatsioonid kogevad mandril tõelist põrgut pärast seda, kui 17 läänepoolkera riiki ühinesid Ameerika Ühendriikidega samal julgeolekulaual. Et survestada kartelle, sulgeda salakaubateid, jagada luureinfot ja võtta hing organisatsioonsidelt, mis on aastaid kasvanud. Sellel teisipäeval, 9. juunil 2026 on see pööre juba seotud suurema poliitilise muutusega Ameerikas. Peruus käib väga tasavägine valimisvõitlus Keiko Fujimori ja Roberto Sancheze vahel. Tšiili on juba valinud Jose Antonio Casti, tehes tugeva pöörde paremale. Boliivia lõpetas peaaegu 2 aastakümmet massivalitsemist. Hondurasest tuli võimule Nasri Asfura pärast tihedat võitlust. Costa Rica andis võidu Laura Fernandesile, kes lubas karmilt võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu. Ja just siin tuleb mängu Ameerikate kilp vastusena piirkonda tabanud kaosele. Trumpi sõnum on lihtne. Kartell ei ole sotsiaalne liikumine. Narkokaubandus ei ole väike probleem ja hüljatud piirist saab kutse kurjategijatele, salakaubavedajatele ja välismaisele mõjule. Samal ajal muutus Ameerika Ühendriikide vanale välisabimasinale seotud programmide kärpimine poliitiliseks kütuseks neile, kes süüdistavad globalistlikku vasatpoolsust bürokraatlike süsteemide ülalpidamises, mis pole kunagi rahva tegelikke probleeme lahendanud. Mis on mandril muutunud? Miks on kuritegevusest saanud keskne sihtmärk? Kuidas sattusid sellesse lõksu? 17 riiki. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Ameerikate konverents kartellide vastu tõi kokku kaitse- ja julgeolekuametnikud Doralisse, Floridasse, Ameerika Ühendriikide lõunaväejuhatuse piirkonda. Siil allkirjastasid 17 riigi esindajad ühisdeklaratsiooni, et tugevdada julgeolekut, suveräänsust ja stabiilsust. Lene Poukero. Teema ei olnud peidetud diplomaatilise keele taha. Fookuses olid organiseeritud kuritegevus, narkokaubandus, kartellid, ebaseaduslikud marsruudid ja piire ületavate rühmituste surve, mis kasutavad raha, relvi, narkootikume ja migratsiooni võimuvahendina. Pete Hegseth käsitles seda teemat kui otsest ohtu piirkonnale. Ettepanek hõlmab operatiivse koostöö laiendamist, teabe jagamist, tugevdamist ja võitluse muutmist kartellide vastu julgeoleku prioriteediks. Lõunaväejuhatus teatas samuti, et koalitsioon püüab heidutada narkoterroristlikke võrgustikke. Hiljem liitus Tšiili 18. liikmena ja Ecuador nimetati esimeseks riigiks, kes viis läbi ühiseid maismaaoperatsioone kartellidega seotud struktuuride vastu. See näitab, et plaan lahkus koosolekult ja hakkas sihtima logistikat, baasi ja kuritegelikku juhtimist. Donald Trump oli seda muudatust ette valmistanud alates 20. jaanuarist 2025, kui ta allkirjastas täidesaatva korralduse, et sillutada teed rahvusvaheliste kartellide ja teiste organisatsioonide terroristideks klassifitseerimiseks. See otsus muudab probleemi kaalu. Kartelli ei käsitleta enam ainult kohaliku jõuguna, vaid seda nähakse kui rahvusvahelist ohtu. Mõju jõudis Brasiiliasse, kui Ameerika Ühendriigid teatasid pealinna esimese komando ja punase komando määramisest välismaisteks terroristlikeks organisatsioonideks, mis jõustus 5. juunil. Lula valitsuse liikmed avaldasid muret politsei koostöö mõju ja välise surveohu pärast. Chico Lucas, riikliku avaliku julgeoleku sekretär, ütles, et Brasiilia ei aktsepteeri välisriikide sekkumist. Andrei Rodriguez, föderaalse politsei peadirektor, nimetas otsust poliitiliseks ja toetas suuremat koostööd. Vastus paljastas valupunkti. Brasiilia jõugusid ei peeta Washingtonis enam ainult sisemiseks probleemiks. Brasiilia rahulolematusel on põhjus. Pealinna esimene komando ja punane komando on kasvanud kaugemale traditsioonilistest linnakuritegevuse piiridest. Kui organisatsioon tegutseb võrgustikuna, muutub üksikvõitlus nõrgaks. Ameerikate kilp sünnibki selleks, et sulgeda see tühimik ühe ja teise piiri vahel. Ebaseaduslik ränne on samuti jõudnud arutelu keskmesse, sest karavanid on avanud tee inimsmugeldajatele, väljapressimisele ja inimkaubandusele. Bideni aastate lõdva piiri ajal pidid paljud Ladina-Ameerika kogukonnad samuti selle eest lõivu maksma. Väikelinnad nägid kontrollimatut sisserännet, avalike teenuste ülekoormust, hirmu ning kuritegelikke rühmitusi, kes nõudsid läbipääsu eest tasu.
humanitaarne retoorika püüdis probleemi varjata, kuid tavalised inimesed nägid segadust oma silmaga. See väsimus muutus valimishääleks. Tšiilis võitis Jose Antonio Cast 2025 aasta detsembris teises voorus 58% häältest. Kuritegevuse hirmu ja nõudmise tõttu tugevamate piiride järele lubas ta ebaseaduslikud migrandid välja saata ja turvalisust tugevdada. Boliivias võitis Rodrigo Paz Pereira 2025 aasta oktoobris ja see tähistas peaaegu 2 aastakümne pikkuse massidomineerimise lõppu presidendivalimiste keskmes. Majanduskriis, dollarite puudus ja kütuse nappus kukutasid stabiilsuse narratiivi. Piirkond hakkas hääletama ideoloogilise lubaduse vastu, mis ei toonud korda. Honduras ja Costa Rica täiendavad seda pilti. Nasri Asfura, Trumpi toetatud konservatiiv, kuulutati võitjaks pärast tihedat valimistulemust Honduras, lubades tugevdada sidemeid Washingtoniga. Costa Ricas kuulutas Laura Fernandez 2026 aasta veebruaris võidu pärast kampaaniat, mille keskmes olid turvalisus ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus. Kui isegi Costa Rica hääletab, pöörates tähelepanu vägivallale ja narkokaubandusele, on selge, et probleem pole enam erand. Peruu on selle malelaua uusim nupp. Keiko Fujimori ja Roberto Sanchez võistlevad valimistel, kus seis on praktiliselt viigis. Kui 94% häältest oli loetud, oli Sanchez'el 50,15% ja Keikol 49,985%. Valimisametnik palus vastutustunnet, kuni häälte lugemine jätkus. See võitlus paljastab rahva, kes on väsinud ebastabiilsusest, korruptsioonist, nõrkadest valitsustest ja kuritegevuse kasvust. Järgmine president peaks olema 10 aasta jooksul 9, mis on karm pilt institutsionaalsest kulumisest. Endine USAid ilmub selles loos kui sümbol masinast, mida konservatiivid süüdistavad progressiivsete päevakordade rahastamises väljaspool Ameerika Ühendriike. Trumpi valitsus kärpis sügavalt välisabiprogramme ja alustas agentuuri lahtivõtmist, 5% sellest, mis alles jäi, üle välisministeeriumisse. Parempoolsete tõlgendus on, et kui see kraan kinni keerati, kaotasid globalismiga seotud rühmitused jõudu. Kõiki valimisi ei saa seletada üheainsa põhjusega, kuid see kokkusattumus muutus poliitiliseks laskemoonaks. Vähem välisraha, rohkem sisemist survet, rohkem hääli korra, piiride ja suveräänsuse poolt. Marco Rubio sai samuti selle pöörde oluliseks tegelaseks. Välisministrina hoidis ta seda suunda. Kartelle käsitleti kui otsest ohtu Ameerika Ühendriikidele ja piirkondlikele partneritele. Hiina satub sellesse konflikti, sest Ameerika kilp on suunatud ka välismaise mõju vastu lääne poolkeral. Washington süüdistab Pekingi valitsust keskse rolli omamises sünteetiliste uimastite tootmisel kasutatavate keemiliste eelainete valmistamisel, samuti kohaloleku suurendamises sadamates, infrastruktuuris ja strateegilistes valdkondades. Trumpi jaoks on kartellid, fentanüül, rahapesu ja Hiina mõju kasv osa samast piirkondliku kontrolli pärast käivast võitlusest. Plaani eesmärk on sulgeda uks kuritegevusele ja suurriikidele, kes kasutavad kaost võimalusena. Organiseeritud kuritegevus seisab nüüd silmitsi teistsuguse survega. Varem peitusid paljud võrgustikud 2 piiri vahelisse tühimikku. Nüüd on plaaniks luureandmete ühendamine, raha jälitamine, marsruutide sulgemine ja valitsustelt vastutuse nõudmine. Kurjategija ei tegele enam üksikute tegudega, ta peab nüüd silmitsi seisma koalitsiooniga. Ameerikate elanikkond näib olevat aru saanud enne paljusid poliitilisi eliite, et suveräänsus ilma kontrollita on tühi jutt. Piir ilma kontrollita muutub koridoriks. Valitsus, mis kõhkleb jõugu ees, kaotab autoriteedi. Donald Trump panustas sellele arusaamale ja leidis liitlasi piirkonnas, mis on väsinud ebakindlusest, kontrollimatust rändest ja ideoloogilistest lubadustest, mis ei toonud rahu. Ameerikate kilp Ameerikat sünnib selles murdepunktis, kus 17 riiki tunnistavad, et kartelle saab võidelda koostöö, surve ja poliitilise julgusega. Mils on Alvese rahvusvaheliste suhete spetsialist ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Mils on Alvese kogukonnaga.